Tere tulemast tagasi Matamentori kanalile ja täna me lahendame 2024 aasta põhikooli lõpueksamit. Tule muga kaasa, lahendame selle eksami läbi, näed, kuidas mina teen seda, saad äkki õppida midagi uut, kuidas läheneda nendele ülesannetele ja loodetavasti saad piisavalt targaks, et sul endal lõpueksam hästi läheks. Aga muidugi jätke kommentaare, pange videole like, tellige Matamentori kanal ja alustame lõpueksamiga. Nii, alustame esimese ülesandega. On antud meil siis avaldis 5 miinus 2x sulgudes korrutatud sulgudes 2x plus 5, siis pluss sulgudes 2x miinus 13 ruudus pluss 10. Ja mis meil esimene on? Lihtsusta avaldis. Nii, võtame siis esimese teguri kõigepealt 5 miinus 2x 2x pluss 5. Ja nüüd me võime teha kahte viisi, et me korrutame siis selle kõigepealt sellega läbi, siis sellega ja siis sellega ja veel kord sellega. Et me saaksid siis 10x pluss 25 miinus 4x ruut miinus 10x. Sest me näeme, et need taanduvad välja ja me saame, et see on 25 miinus 4x ruut. Siin on ka teine viis, kuidas seda teha. Kui te näiteks kirjutate selle ümber ehk 5 miinus 2x 5 pluss 2x, siis te näete, et see meenutab valemit, kus meil on a miinus b korrutatud a pluss b-ga võrdub a ruut miinus b ruut. Ehk kui me paneme 5 ruutu, saame 25, kui me paneme 2x ruudus, saame miinus 4x ruut. Ja me näeme, et mõlemad on täpselt samasugused. Nii et jätame praegu selle siia. Nii, teine osa siis sellest sulust meil on vaja teha 2x miinus 13 ruudus. Siin me peame jälle teadma valemit, kus meil on a miinus b ruudus võrdub a ruut miinus 2ab pluss b ruut. Ja valemi põhjal siis kirjutamegi välja 2x ruudus, seda me tegime enne ka, 4x ruudus miinus 2 korda a korda b, ehk siis 2 korda 2x korrutatud 13. Nii, ja siis valemist pluss b ruudus on siis 13 ruudust ja me taskuarvutiga saame 169. Nii, ja see võrdub siis 4x ruudus miinus 2 korda 2 korda 13 on siis 4 korda 13 on 52 x pluss 169. Nii, ja nüüd ma paneks siia kõik kokku, me saame, et meil on 25 miinus 4x ruut pluss 4x ruut miinus 52 x pluss 169 ja nüüd meil on veel seal lõpus pluss 10. Me näeme, et 4x ruudud taanduvad meil ilusti välja, me saame, et see on 169 pluss 10 on 179 pluss 25 on 204 ja meil on siis miinus 52 x. Nii, ja see on lõppvastus. Lähme teise alaülesande juurde. Leia tundmatu x väärtus, mille korral lihtsustatud avaldise väärtus on 2024. Et 204 miinus 52 x võrdub siis 2024. Teeme siis niimoodi, et viime x-id ühele poole, meil siin jääb miinus 52 x ja siia poole jääb 2024 miinus 204. Korrutame mõlemad pooled miinus 1-ga läbi ja me saame, et see on 52 x võrdub siis kõigepealt 2024 miinus 204 on 1820, aga kuna me korrutasime miinusega läbi, siis see on miinus 1820. Nüüd me jagame selle kõik 52-ga ja me saame, et x võrdub miinus 35. Ja sellega on esimene ülesanne lahendatud. Ülesanne 2. Esimene alaülesanne. Lahenda võrrand 4x ruut pluss 8x miinus 21 võrdub 0. Ja siin me kasutame siis valemit, kus meil on ax ruut pluss bx pluss c võrdub 0. Ja siit me saame, et x1, 2 võrdub miinus b pluss miinus ruut juur b ruudus miinus 4ac jagatud 2a-ga.
ja teemegi täpselt samamoodi siin ka. x1,2 võrdub siis miinus b on meil miinus 8 pluss miinus ruutjuur 8 ruudus on 64. Nüüd on miinus 4 korda 4 korda 21 ehk 4 korda 4 korda 21 on meil 336, kuid miinus teeb plussi, siis me saame pluss 336 jagatud 2a-ga ehk siis 2 korda 4 on 8. Nii, siit me saame, et see on miinus 8 pluss miinus, siit me näeme, et see on ruutjuur 400 jagatud 8-ga. Nii, ja mis me nüüd teame, ruutjuur 400 on siis 20, sest 20 korda 20 on 400. Miinus 8 pluss miinus 20 jagatud 8. Nii, ja x1 on meil siis miinus 8 pluss 20 jagatud 8-ga võrdub 12 kaheksandikku. Me saame need 4-ga läbi jagada, saame need 3 kahendikku või siis 1,5. x2 on meil siis miinus 8 miinus 20 jagatud 8-ga võrdub miinus 28 jagatud 8-ga. Need samuti jaguvad 4-ga, kus siis meil jääb miinus 7 kahendikku või siis miinus 3,5. Nii, ja sellega on meil võrrand lahendatud. Alaülesanne number 2. On antud ruutfunktsioon y võrdub 4x ruut pluss 8x miinus 21. Ehk täpselt sama võrrand, mis meil enne oli antud. Nii, funktsiooni nullkohad. Nullkohad me eelmises ülesandes juba leidsime, nii et me saame panna siia, et x1 võrdub 1,5, x2 võrdub miinus 3,5. Funktsiooni graafiku haripunkti koordinaadid. Nii, me teame, et x-koordinaadi me saame siis valemiga x haripunkt, panna siia h, võrdub miinus b jagatud 2a. Nii, mis meil b on siis? Meil on siis miinus 8 jagatud 2a on ka, 2 korda 4 on 8. Saame, et miinus 1. Aga kuna meil on haripunkti vaja, siis meil on y-it ka vaja. Nii, ja asetamegi siis selle miinus 1 sinna sisse, me saame, et see on 4, siis asetame siia selle miinus 1 sisse. Me saame, et see on 4 korda miinus 1 ruudus on 1, pluss 8 korda miinus 1, miinus 21. Ja see võrdub meil 4, miinus 8, miinus 21, ehk miinus 25. Ja nüüd me teamegi, et haripunkt tähistame h-ga, koordinaadid on miinus 1, miinus 25. Ja see on meil teise alaülesande punkt 2 lõppvastus. Kolmandaks, koordinaadid punktile, kus funktsiooni graafik lõikab y telge. Nii, ja kuidas me seda arvutame? Me lõikame y telge siis, kui x koordinaat võrdub 0. Ehk y võrdub siis 4 korda 0 on 0, 8 korda 0, ma kirjutan see välja ka 4 korda 0 ruudus pluss 8 korda 0 miinus 21 ja me siit ilusti näeme, et 0, 0 ja see on miinus 21. Nii et koordinaadid punktile, kus lõikab y telge, on siis ütleme L, lõikepunkt, on meil kui x on 0 ja y on miinus 21. Ja sellega on teine alaülesanne lahendatud. Ja lähme nüüd kolmanda alaülesande juurde. On antud 4 funktsiooni. Y võrdub x jagatud 4-ga, y võrdub 4x, y võrdub 4 jagatud x-iga ja y võrdub 4x ruudus. Nendest ühe graafik on esitatud joonisel. Kirjuta joonisele selle funktsiooni valem. Seda peab lihtsalt teadma, kuidas graafikud välja näevad ja me näeme, et siin paremal on hüperpool. Ja hüperpooli võrrand on siis y võrdub a jagatud x. Ja ainuke, mis meil siin sellel kujul on y võrdub 4 jagatud x-iga. Nii et y võrdub 4 jagatud x-iga on siin õige vastus. Kui tahate kontrollida, siis võite mõelda, et y võrdub x jagatud 4-ga, see võib-olla tekitab segadust, on täpselt sama, mis y võrdub siis 0,25 x-i. Ja me teame, et see on lihtsalt sellise sirge valem, mis läbib ka 0 punkti. Siis meil on y võrdub 4x-i,
see on siis täpselt samamoodi, läbib 0 punkti sirge, aga selle siis tõus on suurem, ütleme, et siis sellena, et läheb siis kuskil niimoodi. Ja siis meil on veel viimane, on y võrdub 4x ruut ja see on juba parapool, nii et mitte segadusse ajada hüperbooliga. Ja see parapool meil siis umbes midagi siukest välja näeb ka, kui me teeme x teile siia. Ja see ka ei sobi, nii et me teame, et meil siin on õige vastus. Ja sellega on meil teine ülesanne lahendatud. Nii, ja ülesanne 3. Leia 2 täisarvu, mille korral on samaaegselt täidetud 2 tingimust. Nende arvude summa on 4 korda suurem väiksemast arvust ja 3 jagatud 5-ga, 3/5 väiksemast arvust on 60 võrra väiksem suuremast arvust. Teeme siis, kirjutame välja, olgu esimene täisarv x ja teine y. Nii, nende arvude summa on siis 4 korda suurem väiksemast arvust, ehk x pluss y võrdub. Ja nüüd tegelikult ei ole vahet, kumma me võtame, näiteks paneme siia teine y, mis on väiksem. Nii, nüüd me ise panime selle kirja, et y on väiksem, ehk see on siis 4 y-it. Sest et summa on 4 korda suurem väiksemast arvust. Ja teine võrrand on siis, et 3/5 väiksemast arvust, ehk 3/5 on y, on siis sama, mis x miinus 60, ehk ta on 60 võrra väiksem x-ist. Ja siin me saamegi võrrandsüsteemi. Siit me saame hästi lihtsalt välja kirjutada, et x võrdub tegelikult 3 y-it. Ja kui me asetame x-i siis siia sisse, me saame, et 3/5 y-it võrdub 3y miinus 60. Minu meelest hästi lihtne on korrutada kõik 5-ga läbi, sest siis meil jääb 3y-it võrdub 15 y-it miinus 300. Viime y-id ühele poole ja ülejäänud teisele poole ja me saame, et see on 12 y-it võrdub 300. Nii, ja jagame kõik 12-ga läbi. Vaatame, mis see on 300 jagatud 12-ga ja me saame, et see on 25. Nii et y on 25. Nii, ja kui meil see on teada, siis paneme selle nüüd siia sisse. Me teame, et siis x on 3 korda 25 või siis 75. Ja need ongi meie vastused. Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik, kuid alati soovitan seda teha, sest et siis saate selle üle kontrollida. Nii, ja tahamegi nüüd kontrollida, nagu ei ole kohustuslik, aga ma teen selle. Nii et nende arvude summa on siis 25 pluss 75 on 100. Ja see on 4 korda suurem väiksemast arvust, ehk 4 korda 25 on ka 100. Vastab tõele. 3/5 väiksemast arvust on siis 3/5 korrutatud 25-ga. Mis see meil teeb siin? Siit teeb 5. 15 siis on 60 võrra väiksem suuremast arvust. Ehk 75 miinus 15 on 60. Ehk jah, ta on 60 võrra väiksem. Ja meil on kontrollitud. Ülesanne 4. Õppeaasta alguses oli ühe väikekooli nimekirjas 30 õpilast. Õpilaste sooline jaotus õppeaasta alguses on kujutatud sektordiagrammil. Mitu poissi ja mitu tüdrukut oli kooli õpilaste nimekirjas õppeaasta alguses? Selle jaoks peame lugema kokku, mitu õpilast on igas klassis kõigepealt. Nii et esimesest klassist me saame 3, teisest klassist me saame 4, kolmandast klassist me saame 5, neljandast klassist me saame 6, viiendast klassist saame 7 ja kuuendast klassist saame 5. Vaatame, mis see kõik meil kokku teeb. See on siis 30. Nii, esimene alaülesanne siis, see tegelikult juba oli osa sellest. 40% on poisid ja tüdrukud on 60%. Et saada poisid, siis me teeme 30 korda 0,4
et me saame tüdrukud, me teeme 30 korda 0,6. See on siis 12 ja see on 18. Ja need on siis esimese alaülesande vastused. Teine alaülesanne. On teada, et 1. septembri aktuselt puudus tervislikel põhjustel 2 õde. Mitme protsendi võrra oli 1. septembri aktusel osalenud poiste arv väiksem seal osalenud tüdrukute arvust? Puudus 2 õde. Nii et nüüd me teame, et tüdrukuid aktusel on siis 18 miinus 2 võrdub 16. Et seal on 16 tüdrukut. Nüüd on küsitud, mitme protsendi võrra oli 1. septembri aktusel osalenud poiste arv väiksem seal osalenud tüdrukute arvust. Nii, kõigepealt me teeme 12 jagatud 16 kordatud 100%, et teada, mitu protsenti moodustavad poisid tüdrukutest. Ja 12 16, kui me jagame 4 läbi, siis me saame, et see on 3/4 korrutatud 100%, 3/4 on 0,75 ehk see on 75%. Kuid nüüd meil on vaja teada, et palju see on väiksem siis 100%. Ehk me teeme 100% miinus 75% võrdub 25%. Ja see on teise alaülesande lõppvastus. Nii, alaülesanne 3. Tulpdiagrammil on kujutatud kõikide klasside õpilaste arvud 1. septembril. Õppeaasta jooksul lisandus esimesse klassi 2 poissi ja teise klassi 1 tüdruk. Täienda tulpdiagrammi nii, et see oleks kooskõlas õppeaasta lõpuandmetega. Nii, me teame, et esimesse klassi tuli 2 poissi, ehk me peame joonistama siia 2 võrra kõrgema. Niimoodi. Ja teise klassi 1 tüdruk, nii et siia tuli ainult 1 juurde. Nii et nüüd on mõlemas esimeses ja teises klassis 5 õpilast. Ja sellega on 3. alaülesanne lahendatud. Nii, ja nüüd viimane 4. alaülesanne. Kooli õpilaste hulgast valitakse juhuslikult 1 õpilane, kes ulatab õppeaasta viimasel aktusel külalisele lillekimbu. Arvuta tõenäosus, et valitud õpilane on poiss. Nii, nüüd me peame natukene tagasi minema, et meil oli 30 õpilast enne nende lisamist kokku. Meil oli tüdrukuid 18, ma panen siia ka niimoodi kirja. Meil oli enne tüdrukuid 18 ja poisse 12. Vaatame, mis meil pärast on, kui me lisasime esimesse ja teise klassi, sest küsitud on, mis seis on õppeaasta lõpus. Tüdrukuid tuli juurde ainult 1, kes läks teise klassi, ja poisse tuli juurde 2, et need on nüüd 14. Ja kokku on meil siis 33 õpilast, sest 3 tuli juurde. Mis on nüüd tõenäosus, et valitud õpilane on poiss? Me eeldame, et kõigil on võrdne võimalus valitud saada ja meil ongi, et tõenäosus on 14/33. Ja 14/33 ongi lõppvastus. Nii, ja meil on nüüd ülesanne 5. Joonisel on keha, mis koosneb 2 osast, püstprismast ja poolest silindrist. Me näeme, et püstprisma asub vasakul pool ja poolik silinder asub paremal pool. Püstprisma kõrgus CF on 8 sentimeetrit. Ja nad on siia pannud CF, tõmbasin selle paksemaks praegu, see on 8 sentimeetrit. Ning põhi on täisnurkne kolmnurk, mille 2 külge AC võrdub 10,9 ja BC võrdub 6 sentimeetrit. Arvuta joonisel oleva keha ruumala. Nii, meil on 2 keha siis. Ütleme, et V püstprisma on VP. Mis on selle ruumala valem? On siis SP korda H ehk põhjapindala korda kõrgus. Ja nüüd, kuidas me saame, meil on vaja arvutada siis põhjaks oleva kolmnurga pindala. Ja me teame, et täisnurkse kolmnurga pindala on siis kaatetid ehk siis ütleme AB korrutatud BC jagatud 2 ja siis siin on korda H, aga H võime ümber märkida ka CF-ina. Ja V silinder on siis tegelikult põhjapindala korda kõrgus samuti, aga nüüd me korrutame selle 1/2, sest meil on ainult pool silindrit siin. Ja vaatame, mis on selle pindala siis, on siis meil raadius ruudus korda pi, mis on siis põhjaks oleva ringi pindala, siis see on siis korrutatud 1/2, sest meil on ainult pool sellest,
ja korrutame kõrguse, kõrgus on siin samuti CF. Nii et mis meil siis vaja leida on? Meil on vaja leida AB, mis on siis siin, kus ma näitan praegu, sest et AB ja CB vahel on täisnurk. Teid võib segada ajada, et mis see siin on siis, et äkki on hoopis niimoodi see kolmnurk, kus see on täisnurk, aga ei. Siin on näidatud, et täisnurk tekib kõrguse FC ja AC vahele. Nii et ei tohi sassi ajada. Ja raadius meil on siis siin. Aga raadius on ka samamoodi siin ja siin. Nii et me teame, raadius on lihtsalt pool CB-st. Kirjutame siis välja siia ka, et raadius võrdub 1/2 BC, mis siis on 6 korda 1/2 on 3 sentimeetrit. Nii, siis me tegelikult silindri saame juba ära arvutada, aga enne veel otsime, mis on AB ja nüüd me saame teha Pythagorase teoreemiga selle. Nii, Pythagorase teoreem ütleb, et C ruudus võrdub A ruudus pluss B ruudus. C siis meie olukorras on AC ruudus võrdub A ma panen näiteks BC ruudus pluss BA ruudus. Ja meil BA-d ei ole, nii et BA ruudus võrdub AC ruudus miinus BC ruudus. Paneme selle ruut juurde. Saame niimoodi. Ja arvutame selle välja. Nii, ruutjuur AC ruudus on 10,9 ruudus miinus BC ruudus 6 ruudus. Vaatame, mis see teeb siis meil. Me saame, et siia alla jääb 82,81 ja kui me võtame sellest ruutjuure, me saame, et see on 9,1 sentimeetrit. Nii, ja me kirjutasin selle AB ja R siia nurka välja ja nüüd arvutame siis välja V ehk siis kogu ruumala. V võrdub VP pluss VS. Nii, VP siis meil on AB, me just arvutasime, on 9,1 korrutatud BC on 6 jagatud 2 korrutatud kõrgusega, mis on 8, pluss siis raadius ruudus on 3 ruudus korda pi korrutatud 1/2 korrutatud 8. Ja vaatame, mis see teeb siis. Soovitan teha kalkulaatoriga, siis te ei tee vigu. 9,1 korda 6 jagatud 2 korrutatud 8 on 218,4 pluss siis 3 ruudus on 9 korda pi korda 1/2 korrutatud 8 on 113,097, mis siis võrdub ligikaudu 331,5 sentimeetrit kuubis. Hästi oluline on siis ka ühik jätta. Ja see ongi meil lõppvastus. Nii, ja nüüd on ülesanne 6. On antud avaldised A ja B. Lihtsusta avaldised, esimene alaülesanne. Alustame siis A-ga. Ja siit ma ei teeks ka kõike korraga, vaid ma teeks jupi haaval, nii et teeme selle sulgude sees oleva. Nii, 6x pluss 8x miinus 3y jagatud 6y. Nii et mis me siia alla nüüd saame? Noh, te võite teha muidugi 6x korrutatud 6y-ga, aga kuna nad jagavad 6, siis me saame tuua 6 nii-öelda sulu ette ja meil jääb 6xy. Ehk siis meil jäävad numbrid väiksemaks ja meil on palju lihtsam seda teha. Selle korrutame y-ga läbi, selle korrutame x-iga läbi ja me saame, et see on 7y ruudus pluss 3xy pluss 8x ruudus miinus 3xy. Noh, ja need tanduvad välja. Ja meil see üles jääb 7y ruudus pluss 8x ruudus jagatud 6xy. Nii, nüüd ma võtan selle. Ja nüüd meil on vaja jagada sellega, mis seal kirjas on, aga noh, kuna jagamisel me pöörame selle ümber, siis ma kohe hakkan korrutama ja keeran need ümber, et 12x ruut y ja all on 7y ruut pluss 8x ruut. Panen siia sulud ka. Ja me näeme, et need on täpselt samad.
nii et siit me saame taandada kõik ühe peale. Ja mis me siin saame? 6 saame niimoodi ära taandada. Me saame x-i ja y-i ära taandada. Ehk mis meil alles jääbki, on ainult 2x. Nii et a võrdub 2x. Vaatame, mis b võrdub. X ruut plus 2x plus 1. Noh, see on ruutvõrrand. Lahendame selle juured, sest et kui meil on, ma panen siia kirja ka. Nii, ja siis võtame, et see on ruutvõrrand, paneme selle nulliga võrduma kõigepealt. Nii, ja siis me siit saame, et x1, 2. Kasutasin seda valemit ka enne, nii et ma ei hakka siin uuesti välja kirjutama. On -2 pluss ruutjuur, siis b ruudus on 4, -4 korda AC on ka 4 jagatud 2-ga saame, et see on -2 pluss -0 jagatud 2-ga. Ehk x1, 2 võrdub siis -1. Ja nüüd me peame teadma, et kui me teame, et mõlemad nullkohad on -1, siis me saame kirjutada seda samamoodi kui nii. Ja seda te peate teadma, et nii on võimalik teha. Sest et näiteks kui me näiteks korrutame need läbi, siis me saame, et x ruudus pluss x pluss x pluss 1 võrdub x ruudus pluss 2x pluss 1 ja me oleme alguses tagasi. Nii, ja siis mis me saame siin, et see on x pluss 1 jagatud. X ruudus pluss x, me saame siin ka sulu ette tuua x-i ja meil jääb siukene asi siia alles. Need saame välja taandada ja meil jääb x pluss 1 jagatud x-iga. Ja alaülesanne 2. Moodusta saadud avaldiste korrutis ning lihtsusta see. Ehk a korda b võrdub 2x korda, siis ma panen niimoodi siia juba jagatud x-iga. Need taandame välja ja meil jääb siia 2x pluss 2. Ja nii on see lihtsustatud ja sellega on meil ülesanne 6 lahendatud. Aga ütleme, et me valime hoopis ülesande 7. Joonesta kolmnurga ABC. Kõrgus CH. Nii kõrgus on risti siis põhjaga. Ja selle punkt on siis H meil. Mediaan CD. Mediaan siis läheb meil vastaskülje keskpunkti, mis enam-vähem on kuskil siin ja D. Ja siis meil tegelikult AB ja DB on sama pikad. Külgi AB ja AC ühendav kesklõik DE. Ja kesklõik siis on paralleelne põhjaga ja tuleb ka siis külgede keskpunktidest ehk me juba ütlesime, et AD ja DB on võrdsed, nüüd peame siia keskele tegema. See jagab enam-vähem vaheks ja me näeme, et on enam-vähem paralleelne põhjaga, nii et sobib küll. Nii, ja sellega on meil joonis täiendatud ja lähme teise alaülesande juurde. Esimene, arvuta lõikude CB ja DE pikkused. Kui meil on teada, et CH võrdub 9 cm ja BH on 5,6. Nii, kui me tahame arvutada CB pikkust, siis kasutame jälle Pythagorase teoreemi. Aga kuna ma seda enne juba kirjutasin välja sammu haavalt, siis nüüd ma teen hästi kiirelt selle. Ja me saame, et see on 9 ruudus pluss 5,6 ruudus ja kõik ruutjuure alla võtta. Arvutame, mis see on, sest tegemist on hüpotenuusiga. On siis on 10,6 sentimeetrit. Nüüd, kui me tahame DE pikkust arvutada, siis me peame teadma kesklõigu omadusi ja me teame, et kesklõik on pool CB-st. Ehk see on 5,3 sentimeetrit. Nii, ja sellega on meil leitud. Panen joonisele ka. 10,6, 5,3. Nii teine. Mitu korda on kolmnurga ABC ümbermööd suurem kolmnurga ADE ümbermöödust?
Nii, vaatame, mis omadused meil on. Me teame, et kesklõik jagab külje AC pooleks, AB pooleks ja kesklõik ise on poole väiksem sellest CB-st. Nii et põhimõtteliselt me saame kirjutada, et AC võrdub 2 AE-d, AB võrdub 2 AD-d ja CB võrdub 2 ED-d. Nii ja ümbermõõt ma panen suur, on siis AC plus AB plus BC. P ümbermõõt väike on siis AE plus AD plus ED. Aga kuna me enne kirjutasime siia need välja, siis selle suure kolmnurga saab ka kirjutada niimoodi ümber. AC on siis 2 AE-d plus 2 AD-d plus 2 ED-d. Noh, ja põhimõtteliselt me saame tuua 2 siia ette ja meil jääb siukene asi siia sisse. Nii, ja me näeme, et suurem kolmnurk on 2 korda suurema ümbermõõduga kui väiksem kolmnurk. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Millise tunnuse põhjal on kolmnurgad ABC ja CBH sarnased? Nad on sarnased siis nurk tunnuse põhjal. Sest neil mõlemal on täisnurk ehk nurk ACB võrdub nurk CHB ja samuti nurk CBA võrdub nurk CBH. Nii et nurk tunnuse põhjal. Ja 4. arvuta külje AB pikkus. Nii, kui me teame, et ABC ja CHB on sarnased, nii et siin paremini aru saada, ma joonistan need kolmnurgad mõlemad samas orientatsioonis ümber. Me peame veits mängima selle kolmnurgaga, et siia meil jääb C, siia meil jääb B ja siia meil jääb A. Nii, ja ma märgin siia peale ka, mis meil teada on. Meil on teada siukesed asjad, ehk siin on kõik teada. Me ei tea ilmselgelt AB-d, seda me peamegi arvutama, aga me teame, et CB on 10,6. Nii, ja sarnased kolmnurgad me saame teha siis, et 10,6 jagatud 5,6 on sama, mis AB jagatud 10,6. Sest me saame, et AB võrdub 10,6 ruudus jagatud 5,6. No ma ümardan siis võrdub 20,1 sentimeetrit. Ja sellega on meil kõik ülesanded lahendatud. Aitäh, et vaatasid Matamentori videot, kus me lahendasime 2024 põhikooli lõpueksamit. Kui sulle see video meeldis, pane like, jäta kommentaar, milliseid teisi videoid ma võiks teha ja loodan, et sellest videost oli teile abi. Aitäh, et vaatasite, olge tublid ja mis peamine, ära stresso.